sa enamuse ajast hakkad kuulma siin. Refi teevad, karjuvad sellepärast, et neil on raske elu. See oleks päris mõeldud. Üleval on see. See, okei. Tiiu võis laest kinni. Ja ne, isime sisse. Pidurdamine selline on korrunud see preffidest kõik. Miks ma seal kätt nii kaua käigukangil hoidsin on see, et Subarutel millegipärast teine käik hüppab välja. Teine oli vanem Subaru ja sama asi oli. Sa oled uurid ka, et kõigil on siis selline probleem? Ma ei ole uurinud, aga lihtsalt oli. Siit samamoodi vahepeal teine käik hüppas välja millegipärast. Sul ka juba, ma arvan, et käsivarred siin löövad tuld ei löö. Ei, hull ei ole. Palav on lihtsalt siin sees. Muidugi kont ka sellel auto näed, viska siis teise käigulampi välja. Jälle. Paneme natuke. Aga noh, ütlengi, põhiprobleem ongi, et refid on sellised pehmed. See sõit oleks oluliselt kiirem. Ma arvan ikka hea mõned sekundid. Ikka nendest tähtedest kõik. Ja see on ümber vahetamata. Ta vist Jaapanis lähevad sagedused kuni mingi FM 92 või 93 või et siis on mingi teatud raadiojaamas kuulata, mis see alguses on. Ma ei sõida selle autoga nii tihti. See ongi nagu ainult selle otstarbega? No põhimõtteliselt jah. Et lihtsalt, ta on selline, ma ei tea, lihtsalt ostsin. Nagu ta väärtust ei kaota. Mäeta, kas ma sulle rääkisin või mis iganes sa kuulsid seda. Seda, jah. Et ta põhimõtteliselt lihtsalt ta odavamaks ei lähe enam. Las ta seisab, et maja ma ei hakka osta või korterit, et siis selle nagu eesmärgiga. Ega see on nagu selline tavamudel on ju, nende eriliste mudelite tavamudel, et ega ta mingi oluliselt väärtuslikumaks ka ei lähe. Aga siis üks päev on minu oma, siis mul on vähemalt midagi kuulub mulle.